Kartul, meie jaoks väga tavaline toiduaine, peidab endas tegelikult väga suuri rikkusi. Kõigepealt kasvatati teda meie mõisates, kus kokad valmistasid kartuliroogasid teadmata, kuidas seda teha. Esialgu kasutati toiduks hoopis kartulivarsi, mis ei olnud söödavad. Katsetuste tulemusena jõuti ka mugulateni ja siis said inimesed teada, et tegemist on sellise suurepärase väärtoiduainega. Saab temast teha tärklist, samuti on ta piirituse valmistamisel väga hea komponent. Saab teha toitusid koos lihaga, ahjuroogasid, vormiroogasid. Ja rääkimata siis sellest, et temast on võimalik teha küpsetisi, magustoite, iseseisvaid taimetoitusid. Tema kasutamisvõimalused on just sellepärast eriti head, et säilib ta meie keldrites kuni kevadeni värske toorainena. Ja kui ta nüüd toidu puhul on selline põhiline tegija või tooni andja, siis samamoodi on ta mõjutanud inimeste käitumist, elustiili, kultuuri. Juba varasest lapsepõlvest mäletan ma, kuidas maal vanaema ja vanaisa juures kartuli panemise ja võtmise talgud olid ühendatud pere tähtpäevadega.